Aastatel 1980–1994 tõstis Kanada valitsus tubakatoodetele suuri makse ja nii algas mõnede USA põlisameeriklaste reservatsioonide kaudu märkimisväärse tubaka salakaubaveo Ameerika Ühendriikidest Kanadasse. Tänapäeval on põlisameeriklaste tubakatoodete müük muutunud hõimude oluliseks sissetulekuallikaks ja sellega valitsus kaotas suure osa maksutulust. Kanada üritas kaotatud tulud tagasi teenida maksude vähendamisega, aga tubakatoodete maksud ei tõusnud endise tasemele tagasi. Olen sellest olukorrast ennegi rääkinud seoses reformikate aktsiisimaksude tõusule, kütusele ja alkoholile. Eestlased pole rumalamad kui Ameerika põlisrahvad. Meie oskame ka maksukoormat vähendada. Seda tegime selgeks juba 2018. aastal, kui valitsuse aktsiisimaksude tulu langes sellega, et eestlased vedasid kütet ja alkoholi naaberriikidest. Eestis on poliitikuid, kes ei oska õpetust võtta isegi kui oma vitstega mitmeid kordi lüüa. Kaja Kallase valitsus otsustas jälle makse tõsta, seekord käibemaksumääru tõsta 1. jaanuarist 22%-ni. Selle otsuse tagajärjed saab valitsusel olla üllatuseks, kui mitte otsuslikuks. Tuletan meelde, et käibemaksu tõus ei pruugi suurendada valitsuse tulusid, nagu Toompeal loodavad. Ameerika Ühendriikide endine kaitseminister Jim Mattis armastas öelda, vaenlane saab alati hääle. Kui valitsus seab maksudega lihtrahva vaenlase olukorda, määrab meie käitumine, kas valitsuse rünnak õnnestub või mitte. Palju suurema kollektiivina meie teod võivad alati valitsuse jõupingutused üle kaaluda. On oluline mõista, kuidas meie käitumine määrab, kas tarbimismaksude tõstmine suurendab maksude laekumist või mitte. Täpsustan mõnda tegurit, mis mõjutavad tarbimismaksude suurenemist ja toon välja konkreetseid näiteid, mis illustreerivad nende põhjuste mõju. Üks oluline tegur, mis mõjutab tarbimismaksude mõju maksutuludele, on kaupade ja teenustuse nõudluse elastsus. Kui nõudlus teatud toodete või teenuste järele on elastne, tähendab see, et tarbijad reageerivad hinnamuutustele tugevalt. Sel juhul võib maksude tõstmine kaasa tuua tarbimise vähenemise, odavamate alternatiivide ostmise, kallimatest kaupadest loobumise ja kaupade hankimist turgudelt või välismaalt, et makse kergemini eirata. Selliste tulemustena võivad valitsuse maksutulud tegelikult väheneda, isegi siis, kui maksumäärad on kõrgemad. Ja hea näide on 2012. aastal, kui Prantsusmaa tõstis käibemaksu 19,6%-lt 21,2%-ni. Selle tulemusena vähenes tarbimine ja ka majandustegevus, mis omakorda mõjutas negatiivselt nii valitsuse tarbimismaksu tulusid kui ka tulumaksu. Kõrgemad tarbimismaksud võivad soodustada maksude vältimist ja eiramist. Kui maksude tõus sunnib tarbijaid otsima odavamaid alternatiive või rakendama muid strateegiaid maksukoormuse vähendamiseks, see võib ka vähendada valitsuse maksutulusid. Ameerika põlisrahva tubakaäri on ainult üks näide. Teine kaasaegsem näide on Kreeka käibemaksu tõus finantskriisi ajal. Kreeka suurendas käibemaksu mitmetel kaupadel ja teenustel. Selle tulemusena suurenes maksude eiramise tase ning majandustegevus liikus mitteametlikule turule, vähendades valitsuse maksulaekumisi. Kõrgemad tarbimismaksud võivad piirata ja vähendada majandustegevust.
Kui tarbijad peavad rohkem maksma, võib see vähendada nende kulutusi kaupadele ja teenustele. See omakorda mõjutab ettevõtete müüki ja kasumit ning võib vähendada investeeringuid, tootmist ja tööhõivet. Kui 2012. aastal Ungari tõstis toitlussektori käibemaksu 5%-st 27%-ni, viis see restoranide külastuse vähenemiseni ning paljud ettevõtted sulgesid uksed või vähendasid tegevust. Selle tulemusena vähenesid ka valitsuse maksutulud. Majanduslik aktiivsus langes ning sellega seotud tulumaksud. Maksulaekumiste vähenemine pärast pidi valitsus toidumakse alandama. 2007. aastal suurendas Jaapan oma käibemaksumäära 5%-st 8%-ni. Jälle viis maksude tõus tarbimise vähenemisele ja majanduskasvu kokkutõmbumisele. Tagajärjel vähenesid Jaapani valitsuse maksutulud ning valitsus pidi rakendama täiendavaid majanduse ergutusmeetmeid negatiivse mõju leevendamiseks. Kui maksud teatud kaupadele või teenustele tõusevad, võivad tarbijad otsida odavamaid või maksuvaba alternatiive. Selline asendamine vähendab ka maksutulude kasvu, kuna tarbijad asendavad maksustatud tooteid või teenuseid maksuvabade või vähem maksustatud variantidega. Norra kehtestas suhkrumaksu suurenenud terviseprobleemide ja ülekaalulise vastu võitlemiseks, kuid paljud tarbijad hakkasid suhkrurikkaid jooke ja tooteid asendama maksuvabade või vähem maksustatud alternatiividega, nagu kunstlikult magustatud joogid või toiduained. Selle tulemusena ei suurenenud maksutulud oodatud ulatuses, kuna tarbijad lihtsalt asendasid kõrgemalt maksustatud tooteid vähem maksustatud variantidega. Mitmed riigid on kogenenud asendusnähtusi, kui maksud tõusevad teatud kaupadele. Näiteks Suurbritannia tõstis maksud teatud alkohoolsete jookide puhul, mille tulemusena tarbijad eelistasid madalamalt maksustatud alternatiive või hakkasid ostma riikidest, kus kehtivad madalamad maksumäärad, nagu Prantsusmaalt või Belgiast. Selline käitumine viis Suurbritannia valitsuse maksutuludele vähenemiseni. Eestlased peaks selle fenomenoomiga tuttavad olema. Soomlased kaotavad alkoholiaktsiisimakse, kui Soome alkoholituristid Eestist ostavad jooke. Ja muidugi Eesti kaotab juustutoodetelt käibemaksu, kui eestlased varustavad ennast Soomest ostetud odavama Eesti juustudega. Lafferi kõver on majandusteooria, mis illustreerib seost maksustamise ja maksude laekumise vahel. Alguses võib maksude tõstmine kaasa tuua suurema maksulaekumise, kuid teatud punktist hakkavad maksude suurendamisega kaasnema negatiivsed tagajärjed, nagu siin esitatud. Maksu tõstmine võib lõpuks viia olukorda, kus maksude tõstmine toob kaasa vähenenud tulu või isegi tulu kaotuse. Lafferi kõvera teooriast 1980. aastal viis USA valitsus läbi märkimisväärsed maksukärpeid president Ronald Reagani ametiajal. Need maksukärped põhinesid veendumusel, et maksude alandamine stimuleerib majanduskasvu ja suurendab seeläbi maksutulusid. Kuigi maksukärpuste mõju tuludele on jätkuvalt arutelu teema, väidavad palju, et sellest tulenenud majanduse laienemine tõi kaasa suurenenud maksutulud. Alkoholi ja kütuseaktsiiside puhul oleme Lafferi kõveri tagajärge ise kogenud. 1. jaanuarist kogeme Lafferi kõvera tagajärge käibemaksu suhtes. Kaja Kallase valitsus peaks hoolikalt kaaluma neid tegureid ja arvesse võtma nende mõju maksutuludele. Aga valitsused kannatavad sageli erilise seisundi all, mida võiks nimetada valikuliseks pimeduseks, kus nad mugavalt ignoreerivad
andmeid ja mineviku sündmusi vaid selleks, et komistada samadesse aukudesse nagu nende eelkäijad. See on nagu halva filmi kordusetenduse vaatamine, kus kõik teesklevad, et pole seda varem näinud. Ainult vahe on selles, et Eesti rahvas on seda filmi näinud ja meie ei pea seda veel kord vaatama. Meie ostuotsused määravad, kas valitsuse käibemaksu tõus toob kaasa suurema maksulaekumise või valmistab valitsejatele pettumuse.